Tere tulemast siis minu kanalile. Minu nimi on Rutt. Tänane teema on, ütleme niimoodi, mehe küsitlused, mis mõtted tal üldse teie suhtes on, mida ta kardab või mida ta loodab või mida ta üldse tahab teist. See on siis nendele naistele, kellel on olemas juba siis kas oma, mitte veel päris partner, aga ütleme niimoodi, et arvate, et teist saab varsti võib-olla paar, onju. Et teil on keegi silmarõõm juba olemas. Et sellistele naistele on täna see video mõeldud. Nii. Aga vaatame selle mehe iseloomustust. Teid me ei vaata sebast, et kellel on selline asi, et kes ei ole veel, ei ela veel mehega koos, aga on silmarõõm, aga ta ei tea, mida ta teist arvab. Siis sellistele naistele soovitan, jah. Et aga selle mehe iseloom vaatame. Nii, selle mehe iseloom. Vaatame. Mees, kes on töökas, kes on abivalmis, valmis teisi aitama, tal on hea süda, ta tahab alati kõik oma projektid lõpule viia. Aga oskab olla ka sõnadega hästi otsekohene, hästi karm. Kui olukord on raske, siis ta julgeb vastu hakata. Kui on mingisugused siuksed kahtlased või rasked olukorrad, ta hakkab sellele probleemile vastu, ta ei jää lihtsalt käed nagu rüpes ootama, et mis nüüd saab. Ta oskab enda eest välja astuda. Kuigi ta muidu on iseloomult selline pehme, aga oskab väga hästi enda eest välja astuda. Nii, selle mehe iseloom. Ta on praegu millegipärast kurb. Ta on enda sees päris pikki võitlusi pidanud mingil konkreetsel teemal. See võib olla seotud armukolmnurgaga, see kurbus. Sest praegu on ta nagu kurb, ta on nagu siukses, ta ei ole lein, aga ta on nagu kurvas meeleolus või kuidagi siukene. Ta üritab nagu sellest lahti saada, aga see ei õnnestu, sest see põhjus on karikate 3, see on mingisugune. Esiteks on rõõmupuudus ja teiseks on 3 inimest, eks ole. Nii, vaatame, mis iseloom tal on. Ta on õiglane naiste vastu. Ta ei luba naistele haiget teha ja ta võib nende eest täiesti vastu, nende kaitseks täitsa välja astuda kohe. Nii. Selle mehe iseloom. Aga ta hoiab mingisugusest asjast kinni. On see olukord, on see inimene. Sest ta tajub, et midagi on tema elus muutunud, midagi uut on sündinud või sündimas tema sees. See teeb teda kurvaks. Aga nagu tahaks, on ju, saavad asja, aga nagu tahaks midagi uut algust. Nii, millest sa kinni hoiad? Sest maailm hakkab muutuma tema sees, aga see on olukorras, kus ta justkui ei saa midagi muuta. See puudutab armastust ühe naise vastu, kes talle väga meeldib. Ta kardab samas neid muutusi, ta tahab neid muutusi, aga ta kardab neid muutusi, sest poodukaart ütleb, et aga ma ei suuda siin ju ise mitte midagi teha. Mida ma siin ikka muuta saan? Nii, selle mehe iseloom. Tal on mingi sõltuvus kellestki. Ta ootab sellelt, kellelt sa siin mida ootad, ma ei saa aru, midagi uudiseid. Hästi kiiresti, hästi kärsitult, et tahad kiiresti, aga mida või kellelt sa ootad siin midagi. Et kõrgemad jõud, tulge juba appi. Või muidu ma lähen ise sinna. Et ma ei suuda enam nii kaua olla lihtsalt pikali mitte midagi teha või et minu voodi on külm, et seal ei ole kedagi. Et ma tahan kiiresti muutusi, torn, ma tahan selle kõik ära lõhkuda. Ma tahan armastust. Nii, te ootategi
kellegi suhtes vist mingeid uudiseid, need paki all on sauade kuninganna. Te ootate kellegi naiselt kiiresti uudiseid, aga te ei tea, kas ta helistab või ei helista. Ja siis te olete nagu, te nagu ootate, te nagu valmeseisus, te samas nagu kaitsete, aga te olete sellest kaitseseisundist nagu tohutult juba väsinud. Nii, selle mehe iseloom. Ta on juba, ta võib vahest vihastada, kui ta peab liiga kaua midagi ootama, et näed, osa tulemust on ju käes, on ju. Sest tal on puudus mingist asjast ja ta tahab seda mõjutada, et see puudus, mis on, et see saaks nagu, ta saaks selle, millest tal puudus on. Ta tahab vihale see ooteseisund, et ma ei saa midagi teha ka maag, aga ta tahaks nagu seda olukorda mõjutada. Millest sa puudust tunned? Millest sa siin puudust tunned? Miks see siin nii vihale ajab? Tahad minna kuhu? Tahad rõõmu, tahad armastust. Aga ma justkui peaks seda varastama täpselt nii, nagu see oli minevikus minul. Et võtta üldse see võimalus. Et see teeb mulle nii haiget, et ma pean seda võimalust jälle varastama, täpselt nagu ma tegin seda minevikus. Et ma pean selle asjaga tööd tegema. Ma pean seda kuidagi parandama, sest see teeb mulle juba nii haiget. Ma tahan selle ära lõhkuda täielikult. Aga ma ei tea, kuidas. Nii. Selline on praegu mehe seisund. Paki all on ka samamoodi mõõkade 4, et justkui ta on nagu sunnitud olema kuidagi praegu pikali, eks ole siin. Nii. Kui te nüüd tundsite ära selle partneri, et midagi on seal temal, kui te teate ta elust midagigi, et see on nagu tema moodi, siis lähme edasi. Nii, mida ta mõtleb teist? Mida ta mõtleb teist? Tal on endal hästi raske, sest ta väga tahab teid füüsiliselt, aga ta peab endaga võitlema. Ta nagu ta arvab, et ta ei tohi seda, ta peab selle alla suruma, ta ei tohi seda näidata, aga tal on see juba nii raske. Ta tahab näidata välja küll tasakaalukana, eks ole, ta on siuke stabiilne. Mida ta tunneb teie vastu? Aga tahaks juba nii mõjutada kuidagi teid mõtteliselt või kuidagi või sõnadega, et kaua ma ootan, näed, ma olen siin täitsa pikali juba, ma olen nagu laip siin, kaua ma ootan. Mida ta teist mõtleb? Nagu ootan ja midagi teha ei saa, ma olen nagu tegevusetu, on ju. Mida ta mõtleb teist? Ta tahaks teiega alustada täiesti uuesti, nagu uuelt lehelt, aga niimoodi, et tulete välja kui tema naine, et teiega koos elada, sellest ta praegu tohutult unistab. Mida see mees mõtleb teist? Tal süda valutab mingisuguse tüli peale, mis sai nagu vihahoos öeldud. Ja nüüd ta on nagu kurb. Kas see mees ütles teile midagi halvasti või? Läksite kunagi tülli, ütles ta vihahoos teile midagi halvasti või? Kas see mees ütles teile midagi vihahoos halvasti või? Ei. Ta ei ütlenud teile midagi halvasti.
ta pigem kartis siin kunagi teie pärast. aga kellega siis siin oli mingisugune tüli, mis ta praegu veel hinge peal on sellel mehel. et see sai nagu vihahoos või ma ei tea, noh jah, nagu vihahoos sai öeldud kellegi, seal oli mingi võitlus sõnadega, vaidlus, eks ole, sihuke päris tuline. ja siin ta oli ise pärast samas oli nagu kurb selle pärast, et üldse see nii läks. aga kellega sa siis niimoodi vaidlesid siin, mis sul praegu hinge peal on? kuulge, aga ta kaitses kellegi armastust, keegi, kes oli tema arvates nagu justkui sundseisu pandud. aga kuna tal olid selle inimese vastu tunded ja talle tundus, et see inimene, ta ei ole õnnelik seal. ja ta nagu ei tahtnud, et teda seal kuidagi piiratakse. ta tahtis, et see inimene saaks vabaks. see oli kellegi, siin tuleb välja naine. et kellegi naise pärast oli mingi tüli, sest ta kartis selle naise pärast, et see on, et see naine on kuidagi mingis piiratud olukorras, et ta on kuidagi nagu, et teda kuidagi kas koheldakse halvasti või et tal on millekski väga puudus, et teda kuidagi piiratakse seal olemise, ma ei tea, kuskil. ja see mees tahtis tulla seda naist nagu kuidagi kaitsma või ma ei tea, kas tegudega, sõnadega, ma ei tea, mis seal oli. aga millal see juhtus, räägi see, mis sul praegu hinge peal siin on. kui jutt tuli nagu sellest naisest, kes sulle meeldib, millal see juhtus, see asi, see vaidlus või see tüli, millal see juhtus? ai, talle üldse ei meeldi see teema, et jaa, see oli armastuse pärast. ma tahtsin, et see asi nagu lahkuks, sest ma väga armastasin, ma tahtsin nagu tasakaalu, aga tuli hoopis torm. ja ma hakkasin nagu tema pärast veel rohkem kaitsma, ma hakkasin temast välja astuma, sest mulle tundus olukord nii ebastabiilne ja ma astusin jõuliselt nagu välja kaitsma teda. aga millal see oli, millal see juhtus? selle naise pärast, sest ma tahan tegelikult, ma nägin teda oma naisena, sest ma armastan teda ja armastan praegugi. ta on minu päike. tähendab, see mees või saatana kaart on ka paki all veel. see mees ei ütle millal, aga ta kogu aeg väidab, et ta armastab teid väga. no kohe väga armastab. et tookord oli see tüli kellegiga, vist oli ka teie pärast, sest ta sai nagu aru, et teil oli kuidagi halb olla. ja ta kartis, et võib-olla teiega on midagi halba tehtud või halvasti käitutud. nii. okei, no me saime aru juba, mida sa siin mõtlesid, on ju, selle naise kohta. siit ei ole nagu pikemat mõtet vaadata, sest ta hakkab nagu ühte sama asja rääkima, on ju. järgmine küsimus. aga mida see mees loodab tulevikus teie suhtes? mida see mees loodab tulevikus teie suhtes? mida ta loodab, kui ta mõtleb teie peale, et mis võiks seal teie vahel midagi tulevikus olla, mida ta loodab? no ta räägib jälle sellest tülist. ta räägib, et see tüli kuidagi tasakaalustas seda meest. ta mõtleb nagu selle mehe peale, kui mingi mehega oli tal tüli. ta loodab, et ta nagu, et see tüli nagu jah, ta meest tasakaalustas. kuigi tollel mehel oli ka raske, ei olnud kerge. või siis tänu sellele tülil oli see mehel raske olla, ma ei tea ju, mis seal oli. et mida see mees loodab tulevikus teie suhtes? no et hakata üksteist armastama, nii nagu minevikus. nii et olete ikkagi juba päris kaua olnud tuttavad, sest ta räägib minevikus, et te olete olnud ikka, te olete juba tuttavad juba pikka aega, ma saan aru. ja see mees loodab tõesti, et teie vahel puhkeb armastus, nii nagu minevikus. mida ta loodab tulevikus teie suhtes? no ta loodab, et see vaikus
ka nagu öeldakse, et külm voodi on ju, kui kedagi ei ole, et see saab mööda, see läheb ära kaugeks, tuleb õnn ja rõõm ja tuleb pereelu. Ta loodab teiega ikka hakata koos elama, jah. Kus teil tuleb ka see voodi ei jää enam külmaks, ei ole seal voodis enam üksi. Ta loodab, et teie jaoks saab see ka nagu läbi, et hakkate temaga koos elama. Mida ta loodab tulevikus teie suhtes? Näete jällegi mees. Ta loodab, et see mees, kes teie kõrval on, no ta kohe nagu, teda nagu ajab kohe päris vihale, kui ta selle mehe peale mõtleb, et ma tahan, et ta läheb selle naise elust ära narr. Et mind täitsa ajab kohe närvis ja kui ma selle peale mõtlen, et ta selle mehega koos ikka veel on. Iga kord, kui see mees mõtleb nii-öelda vist teie partneri peale, ta läheb nagu nii tigedaks, et miks veel ikka see mees, ma tahan, et see mees selle naise elust ära kaob täielikult ja lõplikult. Et issand, kuidas see mind ajab närvi juba. Tähendab, te olete ikkagi suhtes kellegagi või abielus ja see mees loodab, et te lähete oma mehest lahku. Mis hirmud? Ei, võtame siis uued kaartid juba. Sest siin on jah, mingi see kindel asi on selle mehe hinge peal. Ma saan aru, mingi tüli, ilmselt teie mehega oli siis kunagi või? No niimoodi ma saan aru, on ju. Nii. Mis hirmud tal on teie suhtes? Mis hirmud sellel mehel on teie suhtes? Mis hirmud sellel mehel on teie suhtes? Et ta ei kujuta ette, kui kaua te veel temaga läbi käite. Ta üritab seda olukorda kaitsta, aga tal on ka mingid piiratud võimalused, tema hirmud piiravad teda, aga ta tahaks selle kõik ära lõhkuda, need piirangud. Või tal on hirm, et teie ise oma hirmus teete temaga suhtlemisele lõpu. Mis on selle mehe hirmud teie suhtes? Mis on selle mehe hirmud teie suhtes? Et mis siis, kui ta ei tulegi selle mehe juurest ära, kui mina jäängi tema jaoks minevikku erak, et ta on tule mehega õnnelik ja läheb oma eluga edasi. Mul on see kõige suurem hirm, et mina olen lõpuks selle naisjaks mitte keegi, tühi koht. Ja tema läheb oma mehega õnnelikus kooselus või abielus edasi. See on tema suurim hirm. Mis on veel sinu suurim hirm selle naise suhtes, kes praegu seda ladumist vaatab? Mis on sinu suurim hirm? Mul tuli kohe info. Ta kardab, et see mees ei anna võitluseta alla, et sealt tuleb veel teha mingisugune valik, enne kui tuleb see täielik lõpp. Ta kardab, et ütleme, et teie mees või et ei anna niisama alla, et sealt tuleb veel tüli ülesse, on ju. Et siis ta nagu ei tea ju, mis otsuse teie teete, on ju, et äkki te ei lähegi sealt suhtest minema, aga et võib-olla lähete, on ju. Et ta ei tea täpselt, mis kui see valiku te teete. Mis on tema suurim hirm teie suhtes? Mis on selle mehe suurim hirm teie suhtes? Et te jäätegi temale nii-öelda salajaseks silmarõõmuks. Et tulin, nägin, võitsin, on ju, aga ta ei ole minu oma. Et ta võttis nii-öelda teie südame. Te armastate teda, aga te nagu ei saa seda naist üldse nagu omale. Et teile see naine tegelikult väga meeldib, see saladuslikkus, see tema tugevus. Aga teil on hirm äkki, et äkki see jääbki selliseks salajaseks armastuseks. Salajaid mõtlengi tema peale ja see ongi nagu kõik, on ju. Et kas ma olen piisavalt tugev, kas ma jõuan seda niimoodi elu lõpuni seda niimoodi salajas hoida, on ju. Et ma kardan, et tunded saavad mul selle naise vastu võitu. Ma kardan, et mul on tunne, et minu tunded saavad minust võitu selle naise suhtes, sest need tunded on nii tugevad, nad on minust üle. Mis on sinu suurim hirm selle naise suhtes?
et ma ei suuda varjata, kuidas see naine mulle tohutult meeldib, kuidas ta mulle seksuaalselt meeldib. Ma kardan, et ma astungi selles suunas samme, et talle välja näidata, kuidas ma teda armastan. Et ma kardan, et ma ei suuda seda enam varjata mitte kuidagi, et ma teda ka füüsiliselt väga tahan. Mul on nii suur hirm, et ma lihtsalt ei suuda ennast enam tagasi hoida. Kas see mees tahab teiega lihtsalt kerget, flirtivat suhet? No tegelikult nägime, aga küsime ikka, kas see mees tahab teiega sellist kerget, flirtivat suhet, mis ei kohusta mitte millekski? Kas see mees tahab teiega lihtsalt sellist kergevat, flirtivat suhet? Võib-olla päris alguses tahtsingi, aga siis ma armusin ära. Kas sa tahad selle naisega ainult kerge, flirtivat suhet? Ei, ma tahan temaga rohkem, ma tahan temaga peret. Mul on kahju, et mul seda ei ole, et ma praegu sellest ainult unistan. Ei, ta ei taha teiega kerge, flirtivat suhet. Päris alguses ta võib-olla isegi mõtles nii, aga tal tekkisid päriselt tunded teie vastu, ta armus päriselt teisse ära. Ja ta oli nagu päris raske, et kas ta tahab teiega ainult kerget, flirtivat suhet? Ei, siin on täielik armumine ja tal on nii raske seda hoida praegu, sest ma armastate ka, kujutage ette, kui tugev on tema armastus teie vastu. Et siin ei ole mingit kerge ja flirtivat suhet, ei. Ta on teisse sügavalt ja jäädavalt armunud. Mul on tunne, et see mees armastab teid surmani. No ükskõik, kas te nüüd elate temaga koos või ei ela, aga see mees armastab teid surmani. Et seda ei ole siin rohkem mõtet küsida, me saime vastuse ära. Et kas ta on valmis teiega koos elama? Kas see mees on valmis teiega koos elama? Kas see mees on valmis teiega koos elama? Kas see mees on valmis teiega koos elama? No ta tahaks seda nii kiiresti kui võimalik. See on tema unistus. Ma räägin, see on selle mehe unistus juba ammu, juba minevikus saadik ta mõtleb seda. Ma ei tea, kui kaua aastat on seda juba unistanud. Kas ta on valmis teiega koos elama? Torn. See mõte viib ta lihtsalt mõistuse peast ära. Ta on seda nagu kinnisi ideed hoidnud, kuidas te olete koos, olete hästi õnnelik. Ja tema on siis see perepea, kes juhib kõike seda majandust ja kõike seal, kui teil on lapsed ja kõike nagu, et tema nagu juhib seda, et ta on siukene aus, siukene, aus mees, kes nagu tahab, et tema perel läheks kõik hästi. Kas ta on valmis teiega koos elama? See küsimus viib ta lihtsalt mõistuse peast ära. Kas see mees on valmis teiega koos elama? Kui ei oleks piiranguid, siis ta tahaks kohe seda. Aga praegu on piirangud ja see teeb väga ta südamele haiget. Okei, rohkem ei küsi, me saime vastuse siit juba. Ja nüüd viimane. Kas see mees väljendab oma armastust sõnadega teile? Me ei ole ju siin selgeltnägijad, eks ole. Me ju ei tea, mis teise peas on ju. Et me ju tahame naised kõrvadega kuulata, eks ole, et mees ütleks meile, kui ilusad me oleme ja kui kenad me oleme. On ju niimoodi. Nii, kas sa ka oma sellele naisele, kes siin praegu vaatab, kas sa talle ka sõnadega ütled, et sa teda armastad või temast hoolid? Kas sa väljendad oma armastust talle kas sõnadega? Jaa. Ma hoian ennast praegu tagasi ja kas see läheb muutumisse. Ta on nagu nii ärritunud, nii vihane, et ta peab nagu seda tagasi hoidma. Kas sa väljendad sõnadega seda, et sa teda armastad? Ta ootab seda õiget hetke, kui tuleb see õige aeg ja kuidas ma tunnen sinust puudust. Sa oled minu nagu
kirstunael siukene pisikene, kes ei anna mulle kuskil asu, onju, et kas sa väljendad sõnadega oma armastust sellele naisele? Kas sa kuidagi annad teada sõnadega, et sa armastad teda? Mis sõnadega? Ma näitan seda kohe tegudega. Olen valmis seda talle tegudega näitama. Mis ma sinnast muidu narriks teen? Mis sõnad? Ma näitan tegudega, et ma teda armastan. Aga sõnadega sa ütled talle, et sa armastad. Ütlen. Kus ma pääsen? Mul on armastus nii suur, et see viib mõistuse ära. See naine on lihtsalt minu kinnisidee. Ma nii hoian teda, ma olen nii armukade tema peale. Ta on minu oma, ma ei anna teda mitte kellegile. Ja ma ütlen talle, et see on lihtsalt, kuidas sa mul viid mõistuse peast ära. Kuidas ma sind igatsen, kuidas ma olen lihtsalt hulsu järele, et sa oled minu päikene. Et jaa, ta väljendab seda sõnadega. Ta nagu ootab õiget hetke. Aga mul on siuke tunne, et täna on varsti see natuke veel, et on see kannatus kadunas. Ta on nii piiri peal, et kohe varsti prahvatab, et ta ei suuda enam hoida seda piiri teie vahel. Et see, jah. Mida ütlevad kõrgemad jõud selle mehe kohta? Kas on midagi, mida see naine, kes praegu vaatab ladumist, peaks selle mehe kohta midagi teadma? Jah, kõrgemad jõud ütlevadki, et see tõesti, see mees väga armastab teid, aga ta hoiab praegu veel distantsi. Aga see on päris tõeline nagu armastus kohe teie vastu. Mida veel peavad teadma naised, kes seda vaatavad, et selle mehe kohta? Et selle mehel ei ole praegu kerge olla, tal on tunne, et ta on nagu selles olukorras kinni, see on tal juba nii raske kanda. Ta tahaks minna selle olukorra ära lõhkuda, seepärast see saatan, et see tõmme selle naise vastu on lihtsalt juba nii hulluks ajav. Et mul on tunne, et varsti see barjäär lõhutakse ära. Ütlevad kõrgemad samamoodi, et see mees on juba murdumise ääre peal. Et natuke veel ja siis on kõik tammid on puruks, et siis ei pea enam mitte miski, et siis ta tuleb, näitab, räägib seda armastust teile. Ma ei tea, kuidas see kellelgi välja mängib. Nii, ja mida kõrgemad jõud tahavad teile öelda? Võib-olla on mingi sõnu, mida teiega peaksite teadma, mis teie kohta käib. Mis on, mida peaksite teie teadma, kõrgemad jõud, öelge palun. Aga teie seiske sellele turmtulele, see armastusega, mis tuleb, seiske sellele julgelt vastu. Et aga miks peab nagu vastu seisma, mis mõttes turmtulele? Sest et kui ta tuleb nii kiiresti oma armastusega, et peaasi, et ta teid pikali ei tõmba selle armastusavaldusega või selle tundepuhanguga, et te peate tugevalt jääma seisma jalgadele. Nii, mis veel peate teadma? See mees armastab teid. Mida peate veel? Ja, et te olete tõesti tema südames, ta väga tahab teid füüsiliselt, igapidi tahab teid ja armastab igapidi, et te olete tema salajane naine olnud ja ta tõesti tahab teid. Et nii on, aga ta hakkab teie juurde juba liikuma ja tahab teid kui naist ja ta on valmis selle eest ka võitlema. Jah. Nii et kõrgemad jõud ütlevad ka, et selle mehe mõtted, kõik on nagu selles mõttes puhtad. Tal on tõesti puhtad tunded teie vastu ja see ongi niimoodi. See on päris kaua juba niimoodi olnud. Et see ei ole vale, see on kõik tõde, kinnitavad kõrgemad jõud. Sellega on siis tänaseks läbi video. Aitäh teile, et te vaatasite. Pange like, kui teile meeldis. Kirjutage kommentaar, kui te soovite. Uued tulijad, vajutage telli nuppu ja musta kellukest, siis edaspidi saate alati teavituse, kui ma olen uue video üles laadinud. Kes soovib saada privaatselt oma küsimustele vastuseid, siis seda ma teen, see on tasuline teenus, seda ma teen Messengeris videokõnena. Kirjutage mulle palun e-maili, oma kiri, mida te soovite, piv.rutt@gmail.com ja siis me saame päeva ja kellaaja kokku leppida teiega ja teha siis see videoseanss teiega.
oleks hea, kui te oleks ette valmistanud oma küsimustega, kirjutate paberile punkthaaval oma küsimused, mida te soovite. Ja siis saab vaikselt hakata siis vaatama kaardidega, et kuidas või mis teil seal need probleemid on. Ma ei tegele terviseprobleemidega. Et see ei ole nagu minu ala. Te võite ju midagi küsida, kui ma oskan, siis ma vastan. Küsida võib, aga see ei ole nagu minu ala. Ja üldse, millega ma ei tegele, on kõik, mis on sellised kohtuteemad, igasugused päärandused või siis seal, et ma ei tea, isa tahab lapsi ära võtta, kellele õigus jääb ja vot sellised asjad, kuna seal on palju inimesi, eks ole, seal on rohkem kui 2 inimest ja seal on hästi palju muutujaid, inimesed kogu aeg mõjutavad üksteist, seal on hästi raske öelda seda lõpptulemust ja sellepärast ma eriti nende teemadega ka ei tegele. Mul ei pruugi sealt tulla õiget vastust. Ja sellepärast ei ole ta ka minu teema. Ja kellel on huvi, tahab näiteks midagi konkreetset, et saaks muuta, et ma tegelen reikiga. Mul on tehtud ära reiki 1.–2. aste, usui reiki. Ja see on kätega ravimine, siuke energeetiline reiki on üldse eluenergia teiste sõnadega. Juba iidne, väga iidne eluenergia. Tema on tark energia, et kui seda saata, siis ta teab täpselt, kuhu minna inimese sees, kuhu, missugusesse seal, kas ta läheb füüsilisse kehasse või läheb hoopis mentaalkehasse. Ta teab täpselt, kuhu minna. Et mina olen lihtsalt kanal, kes paneb selle reiki jooksma vastavalt sellele probleemile, mida te soovite, on ju. Et mida ma nagu teis seal, aitan kas lahustada või midagi harmoniseerida. Ja ta läheb täpselt nii, nagu teie jaoks on õige. Mitte kunagi ei saa reiki mitte midagi halba teha, mitte kunagi. Siis ta lihtsalt ei tööta, on ju. Et ma saan teha ka seda kaugreikina, kui te soovite. Kes tahab nagu koha peale tulla, see on võimalik. See on võimalik, mul on olemas massaažilaud, seal lihtsalt olete pikali riietega, algul olete selili, pärast kõhuli, on ju, ilusti tekigi peal, et on soe mõnus olla, mina lihtsalt hoian käsi teil keha peal, teatud käte asendid teeme läbi, see võib kesta kuskil 1,5 tundi vist või, kui ma mäletan nüüd õieti. Aga ma saan teha ka siukest reiki energia lihtsalt saatmist kaugelt. Et kui on kellelgi ka selline mingisugune probleem, samamoodi kirjutage samale aadressile piivu.rutt@gmail.com. See on ka tasuline. Ja siis võib-olla saate oma probleemile ka mingi lahenduse. Ma tänan teid kõiki ja jääme jälle nägemiseni.